koospildid on tehtud, nüüd teeme Laurast. Mingi poiss tuli just andis mulle, või no noormees. See on see meie meelistegevus. Päris raske on olnud praegu leida seda õhtusöögi kohta, aga... Tere hommikust! Käes on 5. detsember. Me oleme siin ärganud. Ma magasin 4,5 tundi. Kell 3:30 sai vlog monteeritud. Ja tegelikult see oli mu kõige kiirem montaaž üldse, aga meil lihtsalt jagus Lauraga juttu pikemaks, nii et siis me olime lihtsalt juba kaua üleval ja siis ma tahtsin selle vlogi ära teha, nii et nii ta läks. Nüüd ma siin teen meiki ja just avastasin, et ma unustasin oma kontuuripinsli kaasa võtta, aga õnneks Beauty Blender ajab täitsa asja ära. Igal juhul on plaan praegu see, et me lähme kuskile brunchile. Me ei ole mingit kindlat kohta tänaseks välja vaadanud, natuke ohtlik, aga me mõtlesime, et küll me midagi leiame ja siis lähme me fotograafiga pildistama. Ma ei tea, miks varem isegi ei ole sellist mõtet tekkinud, aga mul on väga hea meel, et see nüüd tekkis, sest et üldse see aasta ma olen kuidagi rohkem mõelnud selle peale, et võiks sõbrannadega rohkem pilte olla koos, et iga kord, kui ma hakkan vaatama, siis on mingi aastate tagused pildid. Ja sellepärast ma näiteks siin Kirstordil peole ka kutsusin fotograafi, et saaks pilte koos. Ja kuidagi nüüd selle reisiga seoses tuli ka mõte, et aga issand, me võime ju kohaliku mingi fotograafi võtta ja siukse mingi pooletunnise linnasessiooni teha. Nii et täpselt seda me teemegi ja leidsime siukse ilusa käekirjaga fotograafi Instagramist või Laura leidis ta. Ja siis saame temaga Raekoja platsis kokku, seal on see kõige kuulsam jõuluturg ka, et siis sellised natuke jõuluhõnguga ja siuksed linnapildid koos. Et väga excited ja see on meil kell 12 ja me oleme siin outfit'e koordineerinud ja sellepärast ma tegelikult selle kasuka ka sinna kohvrisse pressisin, et ma tundsin, et kuidagi muidu on nii sünge. Mul on see pikk must mantel, mustad teksad, mustad saapad, siis see lilla sall on ju tumelilla, must müts. Mis ma unustasin vist veel öelda teile on see, et ma vihkan vannitoa valguses veidi tegemist. Ma eelistan alati naturaalset valgust, aga siin korteris lihtsalt ei ole naturaalset valgust. Õues on ka täna selline täiesti hall ja ega siia super palju valgust ilmselt nagunii ei tuleks. Nii et this is the only option. Ready! Nii, probleem on nüüd selles, et õues on tihe uduvihm. Ja meil on kell 12 pildistamine, aga meil oleks vaja süüa praegu ja me avastasime liiga hilja, et me võib-olla võiksime koju tellida, et me ei rikuks oma soenguid ja meike selle märjaga ära. Nii et me ikkagi peame minema välja sööki otsima ja loodame, et siin kuskil meie kodu lähedal on kohta meile. Ja siis loodame kuidagi mitte väga märjalt jõuda pildistama. Me saime viimase koha siia kohvikusse. Üks laud meile. Yes. Minu iced latte ja espresso tonic. Ja me saime lauda ka vahetada, sest et meil olid enne sellised taburetid. Meil praegu käivad vestlused fotograafiga, et lükkame praegu tunni võrra edasi ja vaatame, et kas ilm läheb natuke paremaks, kuigi ta vaikselt õnneks juba läheb paremaks, aga praegu vaatame, et teeme ilmselt kell 13:00. Ja kuna me oleme praegu nii kodu lähedal kohvikus, siis isegi kui praegu midagi meil peaks juhtuma siin meigi või juusta, kes me jõuame veel kodus käia. Sõidame praegu trammiga Raekoja platsi poole ja ei saa millegipärast piletit osta, et siin trammis on masin olemas. First, et osta piletit. Ja nüüd Laura proovib läbi neti, sest et siin see masin millegipärast ei võta kaardimaksud vastu.
oma kätte tahab kõiki asju, riiki, tänava nime. Nii et me sõidame praegu siis Jänest ja loodame parimat. Me olime valmis 5.20 eest need 2 piletit ostma. No nii, me oleme jõuluturul. Me võtsime väiksed glögid ja oleme siin juba teinud pilte. Nii, koospildid on tehtud, nüüd teeme Laurast eraldi ja siis tulevad minust eraldi veel. Teeme siin Raekoja platsi juures. Siin on väga esteetik. No nii, pildid on tehtud. Nii, mis emotsioonid on? Mulle väga meeldis see fotograaf. Temaga oli väga mugav, ta juhendas. Ta tegi nii palju pilte, tegime kauem pilte. Ta tegi tund aega lõpuks, aga kuigi meil oli pool tundi pandud ja ta oli hästi selline armas, siuke tagasihoidlik ise. Ja väga tore ja pakkus meile erinevaid kohti, kuhu minna, erinevaid ideid, missuguseid pilte teha. Ta oleks isegi tegelikult veel midagi teinud selle lipsuga maja juures. Kaasa temaga ja. Aga me praegu otsustame, me jõuame ise ka veel teha. Ja, nii et väga hea, ma olen väga mis on eesti keeles hopeful. Lootusrikas. Sealt tuleb väga häid pilte. Ja, ei, ma arvan, et sealt tuleb jõuluseid ja lihtsalt iluseid. Ja, et me ei teinud kõiki nagu ainult siin jõuluturul, vaid nagu, ma näitasin Laurast. Tegin paar klippi, et kui sinust tehti eraldi, et siis me tegimegi seal eraldi majade juures ka. Võt, nii et läks väga hästi, nüüd see on tehtud, vaata nüüd on väike siuke nüüd võib hingata ja pinge on läinud, nüüd võib vihma, ei taha vihma muidugi, aga põhimõtteliselt võib tulla. Aga enam ei pea ilus olema, ei pea, aga võiks. Jah. Nii, me just nuusutasime, lõhnab nagu Bellini. Ongi ju kuum Bellini. On jah, kusjuures. Väga hea, mulle meeldib. Kusjuures ma ei tea, miks ma arvasin, et see glühwein, mis siin on, siis mulle vain, et see ei ole hea, et see on nagu sa lihtsalt soojendaksid punast veini, et see on nagu selline liiga alkoholine jook. See oli väga hea. Ja see on ka hea. Praegusel ajal kuusel ei ole tulesid, nii et ta näeb natukene lahja välja. Aga muidu sellise hoone juures, vaata, siin ei saa väga nagu valesti minna, et lihtsalt on ilus. Mingi poiss tuli just andis mulle, või noor mees tuli andis mulle selle roosi, et ma näen ilus välja. Ütleme nii, et rahvast on ja ma olen natuke overwhelmed, nii et ma ei teinud siin praegu väga palju klippe teile, aga küll me jõuame veel. Tulime siia sööma ja terve menüü on kõik saksa keeles, nii et aga tegelikult aru ei saa. Blood Orange Grapefruit kremant ja sooda on ka kõlab hästi. Milline? Eelviimane, siis Arti. Okei, kõlab küll hästi. No mina igatahes lähen oma limoncello spritsi peale. Ja see on kindlasti hea. Ma arvan ka, et sellega ei saa vaata väga valesti panna. See on hea. Meie kokteilikesed, cheers! Nii, kõhud on täis, istusime soojas ja nüüd me lähme shoppama. Kõigepealt on meil plaanis minna mingisugusesse kiidetud butiiki ja siis juba edasi Classic, Zara ja siis peaks olema seal ka teisi meile tuntud poode, H&M-id ja kõik need vaata. Nii et see on see meie meelistegevus ja seda me siin täna teeme. See on nagu või, vaata. Need on küüned. Me tulime mingisugusesse poodi, mis ei olnud isegi meie marsruudil oli, aga ei olnud plaanis. Leidsime kirsid
muidugi peab vaatama, on ju, siin on veel kirsikesi. Jaa, ma ei märganudki. Väga vahvad vaasikesed. Vaadagi seda vaasi. See on nii tore. Sorry. Ma. Ilus. Küünal, jah? Jaa. Vaata. Matcha. Jõudsime siia butiiki ja siin on osaliselt sama kaupa selle poega, kus me just käisime, võib-olla need on mingi sama kett. Nunnu. Saaros on käidud, ostud on tehtud. Ja väga hästi läks. Ja pärast näitame osta. Ja pärast näeme Hauli. Nii, tänaseks on shoppingud tehtud. Ja nüüd tahaks õhtust süüa, istuda maha kuskile. Nii et me vaatame ühte kohta, mis oli meil ka nii-öelda bucket listis. Et kas me saame sinna, meil ei ole reserveeringut tehtud. Ja noh, niimoodi see päev ongi õhtusse jõudnud. Mis see kell on praegu? 8 läbi. 8 läbi. Nii et jah, vaatame, kas saame sinna või peame edasi mõtlema. Päris raske on olnud praegu leida seda õhtusöögi kohta, aga nüüd me lähme kohta, kuhu me, see, millest ma viimane kord siin rääkisin, sinna ei saanud lauda. Ja nüüd meil oli järgmine, kus me tahtsime minna Palmenhaus ja sinna üllataval kombel Laura just helistas ja saame isegi laua. Köök pannakse küll tunni aja pärast kinni, aga me jõuame 15 minutiga sinna. Nii et siis me peaksime jõudma ilusti tellida. Sinna me lähme. Laura, näita, kuidas sul oli 3 pead põhimõtteliselt. Vaadake neid earmuff'e, that's crazy. See on kõige suuremad, mida ma olen elus näinud. Jaa. Väga raske on leida häid. Jaa, tuleb välja nii, sest et no me siin proovisime ja... Nii palju, siis sulle peab meeldima see värv, siis see karvamaterjal või see, mis karv välja näeb, siis need peavad hästi istuma, mis tuleb välja, et on väga suur challenge. Ja. Aga Laura tegi Saarast väga häid oste. Ma olen nii excited. Nii et ma loodan, et kui me koju siit üks hetk jõuame, siis Laura jõuab teile ka koju jõuame nagunii, aga et ma loodan, et sa jõuad näidata teistele ka oma oste, sest need olid väga ägedad ostud tõesti. Siin on meie pardikene. Nii, me oleme jõudnud koju ja me oleme tegelikult surmväsinud. Hauli täna ei tule. Aga homme tuleb ja entusiastlikum, kui oleks täna. Ja, täna me ei suuda rohkem energiat anda, me oleme omadega läbi. Aga ma olen teile lubanud, et ma vastan küsimusele video lõpus. Nii et me valisime siia välja küsimuse, et millistesse kohtadesse sooviksite talvisel ajal veel reisida? Mina tahaks väga, ma ei ole käinud nagu Euroopas mägedes. Ma olen ainult Lapimaal ja käinud suusatamas. Ma tahaks minna kuskile, ka siin Austrias saab suusatada, Šveitsis saab suusatada, ma tahaks midagi sellist. Võt kogu see talvesport on minust täielikult mööda läinud. Ja ma ei tea, no ma tahan sinna Brightonisse minna, aga mul ükskõik, mis aasta ajal ma sinna lähen.
sest et sealt on need minu lemmikud Alfie ja Zoe on ju, aga täna just vaatasime, et mis need mingid top jõuluturud. Jõuluturud. Eesti oli, mis ma ütlesin, kolmas jah, aga need, mis sa ütlesid, et olid esimesed seal oli see üks, mis oli nii ilus seal Saksamaal, aga kuskil nagu metsas aga või kuskil see nagu väike koht. Nagu ei, no see tundus pildi pealt äge, aga need ei tekitanud minust seda tunnet, oh my god, ma pean sinna minema. Nii et ausalt öeldes mul ei ole head vastust, ma võin reisida ükskõik kuhu. Aga no talvisel ajal mina millegipärast kujutan rohkem ette siukseid Euroopa linnareise. No jah, ei no loomulikult issand jumal talvisel ajal on jube hea minna kuskile troopilisse no jah, ja seda ma tahan ka, aga see ei ole nagu üldse kuidagi nagu jõuludega seotud. Aga mu mõte läks ka nagu, et talv, et kus on ka talv, et kuhu ma tahan minna. Tahaksin. No võt, need sellised lood ja meie poolt tänaseks kõik. Näeme homme ja praeguseks tšau!